Head uut aastat! Usun, et olete jõudnud kalendriseina ära vahetada ning aastavahetus oli teil meeleolukas. 2021 ei ole vormilt küll nii kaunis kui maagiline numbrikombinatsioon 2020, kuid sisu poolest teeb alanud aasta loodetavasti silmad ette. Vaadates aga tagasi lõppenud aastale, siis kõige enam pakub rõõmu, et Hiiumaale on lisandunud enam kui 100 uut elanikku. Ja need kõik on reaalselt siin toimetavad inimesed. Mitmed, kes kaugemal kogemusi hankinud, on nüüd tagasi koju jõudnud. Oktoobris avaldatud üle-eestilise elanike rahulolu uuringu põhjal on enam kui 2/3 Hiiumaa valla elanikest rahul Hiiumaa valla arengute ja juhtimisega. Üle poole on rahul kaasamisega. Muhu vald oli selle uuringu järgi parim omavalitsus Eestis. Hiiumaa esimese 3 seas. Suur aitäh usalduse eest, head hiidlased! See annab lisajõudu edasi tegutseda. Samas tuleb jätkuvalt vaeva näha kitsaskohtade kaotamiseks. Soovin, et uuel aastal peaks märksa vähem kasutama sõna koroona. 2020 osas ei saa sellest aga üle ega ümber. Ja kuigi täna on lahingud viiruse alistamiseks alles pooleli, julgen öelda, et oleme kohanemisvõimelised olnud. Koolid, lasteaiad, noortekeskused, kultuurimajad, kõik on pidanud oludega sobivaid lahendusi leidma. Ja me oleme sellega toime tulnud. Kordaminek ja kiire reageerimise näide on ka valla infotelefon. Avasime selle sisuliselt kohe peale eriolukorra kehtestamist ja saare nii-öelda lukku keeramist. Esimesel õhtul 4 tunni jooksul võtsime vastu pea 600 telefonikõne. 2 kuu jooksul, mil liin avatud oli, vastasime enam kui 3000 telefonikõnele. Aitäh siinkohal ka vabatahtlikele abilistele, kes aitasid telefoni käigus hoida. Samas kiirendas see periood arenguid erinevates valdkondades. Näiteks raamatukogude kontaktivaba laenutus, virtuaalsed spordivõistlused või e-poed on nüüd Hiiumaal väga tavapärased ja hästi omaks võetud. 2020 jääb kindlasti meelte ka investeeringute osas ja 2021. aastal sellega ka jätkame. Samas on oluline, et suurte investeeringute kõrval sai tehtud ohtralt väiksemaid, ent väga olulisi arendusi. Nii on Paladel ja Emmastes madal seiklusrada, Hausmaa rannas korralik ujumissild ja Kärdla sadamas avatud talisuplusala, mis väga hästi vastu võetud. Tean, et Sõrul ja Orjakus juba otsitakse sobivat kohta, et seal sama teha. Palade ja Emmaste lasteaia õueala on läbinud uuenduskuuri. Alanud aastal korrastame Kõrgessaare lasteaia õueala. Suuremõises ja Kassaris on uus mänguväljak. Nurste krossirada läbis uuenduskuuri, mängude maja juures ja Emmaste spordikeskuses on tänava korvpalliväljak värske katte saanud. Kõik see loob suurepärased eeldused olla terve ja sportlik. Nii vaadates ei olegi ju kehva aasta olnud. Ka Hiiumaa ettevõtted ja ettevõtjad on keerulistes oludes hästi toime tulnud. Sõrult pärit Kaarel Kotkas pälvis koguni Eesti aasta ettevõtja aunimetuse. Olen kindel, et tuleme hästi toime ka 2021. aastaga. Peamine, et me siin saarel omakeskist tülli ei lähe. Valimiste aasta loob selleks ju lisavõimalusi. Soovin aga, et meil jätkuks üksteise mõistmist, et me oskaks märgata head ja positiivset, mis meie ümber. Nagu ütlesin maakonnalehele, siis ma usun laulusalmi, mille kohaselt inimesed on ilusad ja head.
Soovin, et teil oleks alanud aastal võimalust selles ka ise veenduda. Imedeküllast uut aastat!